Joo! Meil on uus osa ja selles osas on meil eesmärgid väga kõrged, sest meil on eesmärgiks saada käima driftikas kompressoriga, uue kütusesüsteemi, uue diffri ja kõigega. Eelmine video lõppes sellega, et me saime raami valmis, korvi. Nüüd meil on vaja kütusesüsteem sinna sisse panna, kõik ära kinnitada ja siis meil on vaja leiutada kardaan. Kardaani ma olen juba natuke uurinud, kus mis teha. Ja siis ei olegi väga palju midagi, siis on vaja panna kompressor, sisselase läheb minema, kompressor läheb asemele ja siis hakkab veel jahutussüsteemi leiutama, sest meil tuleb 4 radikat kokku. Meil tuleb õliradikas, meil tuleb tavaline jahutusradikas, meil tuleb kompressorile jahutusradikas ja siis meil tuleb veel roolivõimuradikas. Ehk siis meil on vaja 4 radikat ette mahutada ja selles osas ma eeldan, et te näete, kuidas me saame selle enamus valmis. No nii, alustame siis sellest, et kütusemajandus sisse ja kinnitab ära selle kõik. Easy as that. No, igatahes väga hull ei olnud, aga veidi pidi pusima ja kõik istub päris ilusti siin. Paak on oma koha peal, pollid vahepeal lõpuni kinni keerata, aga paak on oma koha peal, vahepaak on oma koha peal. Pumbad istuvad ilusti ja nüüd mul ei ole veel, aga ma lähen poodi ostma ja mul on vaja AN-liitmikke ja toru. Et siit tuleks tagasivool, siit tuleks pealevool. Ja siis mul on vaja leiutada, et kust ma nagu torud vean üldse. Et ma natuke pean reeglid lugema, et mõned räägivad, et salongist ei tohi vedada, mõned räägivad, et tohib ja ma teen reeglid lahti, loen sealt välja kõik. Aga jõuame nüüd peale kütusesüsteemi mootori juurde, sest et hetkeseisuga on meil kütusesüsteemi taga on see, et meil on vaja torusid, meil on vaja mõndasid liitmikuid, neid ma lähen lehe ja lastun ära. Ja kardaani ma ka veel leiutan, ehk siis nüüd on ma arvan õige aeg hakata tegelema mootoriga ja eesmärgiks on saada kompressor peale ja kõik asjad toimima. Ja ma arvan, et alustuseks ma olen väga palju taustauuringut teinud. See tuleb välja vahetada, see tuleb välja vahetada, see tuleb välja vahetada, see tuleb välja vahetada, see tuleb välja vahetada. Ehk siis kõik, mis meil on kompressori mootori peal, põhimõtteliselt kõik kompressori asjad lähevad otsakaane külge ja lõpuks läheb kompressor peale ja väga hullu ei peakski midagi olema rohkem. Kui see on praegu sidurust läbi lübises? Päriselt! 700 newtonit. No vaata, surud. See on sidurust praegu läbi lübises. Pane siis kompre käib, pane. Lõpuks! Saime lõpuks vändaratta otsast ja saime selle siia asemele pandud. See on kompressori enda oma siis. Siit jookseb tavari, siit jookseb kompressori korralik painutamine oli, aga saime vahetatud. Siit on nüüd enamus asjad ära võetud, need tuleks asendada kompressori asjadega, aga järgmisena me teeme praegu, võtame sisselaske maha, et saaks kompressori peale panna ja vaadata, mis äkki jääb midagi ette, äkki ei jää ja siis juba paigaldada. Nii, esimene komplikatsioon, millega me kokku põrkusime, on see, et siin on tegelikult originaalis õlijahuti. Kompressoril käib siuke asi siin, mis pidi see nüüd nii pidi. Ja see jääb ette. Ja ma lugesin netist, et see tuleb maha lõigata, et see asemele panna ja sealt tuleb auk kinni katta millegagi.
ma veel ei tea päris täpselt, millega me teeme seda, aga peab tegema. Nii, sain selle tüki nüüd maha lõigatud ja panin ta JB Weldi täis. Selleks, et auk oleks kinnine ja siis, kui see siia kronsa peal läheb, siis ma panen veidi silikoni ka veel igaks juhuks. See auk on küll kinnine, aga igaks juhuks. Ja siis istub see kronsa siia ilusti. Aga praegu kuniks see nüüd JB Weld lõpuni ära kuivab, siis ma arvatavasti jätkan nüüd kütusüsteemiga, sest ma käisin vahepeal DBHP-s. Ja DBHP poisid pakkusid mulle kõiki AN-liitmikke. Ehk siis kõik 90-kraadised põlved ja sirged ja kõik ilusad kinnitused, et ma saaks ilusti oma torud ära veetud. Ja lisaks üks roolivõimuradikas ja üks õliradikas. Alustuseks ma ostsin sellised asjad DBHP-st. Need on läbiviigud, kus ma saaks torud läbi viia. Ja ma enam-vähem mõõtsin ära. Üks läks siia. Sisse poole, sest mul torud hakkavad siin jooksma. Ja teine täpselt samasugune läheb mul tulemüüri külge. Siia. No, umbes kuhugi siia. Niimoodi, et siit jookseb toru otse siia ja siit tagasi vool jookseb ka täpselt sinna sisse. AN-liitmikud ma panin siia juba ära. Enam-vähem krutsin külge. Ja nüüd on ainult vaja puurida, lõigata ja külge panna. Kinnitused sai nüüd tehtud. Üks on salongis sees, teine on tulemüüri küljes. Seal me juba enam-vähem proovisime, kuidas toru istub regulaatori külge, pidime regulaatori natukene modima teise kohta. Aga nüüd on eesmärk siit ja siit ja siia tuleb tagasi vool, see tuleb peale vool ja kõik torud aukudest läbi viia ja kõik ära ühendada. Nüüd meil tekkisid väiksed komplikatsioonid. Kütusepaak läks sertimisse. Üks kütusevoolik on ära veetud. Teist kütusevoolikut ei jätkunud. Lahe. Pean uuesti DBHP-sse minema ja äkki neil on, sest et eelmine kord, ma mingi aeg hiljem küsisin, et kas neil on, nad ütlesid, et neil ei ole. Äkki see on kohal olemas. Nii, me hakkasime juhtmestikku tegema, sest mul taga on uued kütusepumbad. Miskid siin on alustatud, tulevad releed. Üks relee on jälle puudu. Selle ma pean jälle tellima, sest et ainult üks oli koha peal olemas. Järgmiseks, kompressor pidi minema peale. Kompressor hetkel peale ei lähe, sest et need tihendid, mõlemad, millegipärast ma ei tellinud neid, kui enda arust mäletan, et tellisin. Ja neid tellimusi tuleb mul omajagu ja kõike meeles pidada on väga raske. Ma üritan notesi pidada, aga alati see ei õnnestu, meeles ei pea ja kõike seda. Mul on suur kast asjadega, mida mul on vaja veel külge panna. Ja ma ei tea, ma üritan järjest toimetada, järjest mõelda. Kusjuures kardaan läks täna treiali juurde. Ma leidsin lõpuks enam-vähem õiges mõõdus kardaani. Tagumine ots sobib. Esimene ots on vaja treiali juurde saata. Juba läks täna treiali juurde. Ja äkki homme ma saan kardaani kätte. Siis oleks nagu tehnilise poole pealt põhimõtteliselt finito. Ja olekski vaja ühte kütusevoolikut, tihendeid ja rullikud. Sain ma enam-vähem kõik külge pandud. Rihma on vaja. Rihmaga on siuke teema, et ma ei saa originaalrihma kasutada, kuna AMG-l ei tulnud tehasest roolivõimupumbaga just sellel versioonil. Minu arust neil oli roolivõim koos vedrustusega. Igatahes ma pean ära mõõtma, kui pikka mul rihma on vaja, ma pean rihma veel ära tellima. Läheb väga segaseks, aga ma üritan hakkama saada. Ja praegu, millega ma tegelen? Ma lõikasin radika vanad kinnitused kõik maha. Ja sest et see radikas istus liiga kõrgel, meil tuleb uus kapott.
Põmm, radika kinnitused on tehtud. Radikas on oma koha peal. Aga teie jaoks on see praegu 2 sekundit hiljem ja minu jaoks on juba mitu päeva hiljem ja mul asju juhtub järjest. Meie paaksi serditud. Sertifikaat olemas. Ma sain endale kompressori jahutusradika. Võiks nagu hea olla. Siis ma sain Poolast lõpuks oma stutsid kätte. Sellised õlijahutusradika jaoks. Ja kõige tähtsam, ma sain kompressori peale. See võiks nüüd nagu lõplik lahendus siin olla. Ja vaja ainult poltidega kinni keerata. Drossel külge panna veel. Ja siis ma saan koonusfiltrit proovida. Käisin jälle täna DBHP-s. DBHP poisid andsid mulle suure koonusfiltri. Katsetab ära, kuidas on. Ja kõige tähtsam, ma sain viimase kütusevooliku ka, mida mul jäi nibin-nabin puudu eelmine kord. Ehk siis suur võimalus on asi kokku laduda ja isegi käima proovida. Aga nüüd alustame lihtsamatest. Proovime drossli külge ära. Paneme ta kas või siin paari polliga kinni, et saaks koonusfiltrit katsetada, kas see koonusfiltri sobib või ei sobi üldse. See näeb tegelikult päris tuus välja. Nii, panen nüüd lühidalt ja korrektselt. Aeg liigub edasi, me teeme asju kiirelt, ma ei jõua kõike filmida. Lühidalt ma tegin siia radikatele kinnitused, roolivõimuradikas, õlijahutusradikas, kompre jahutusradikas, tavaradikas, kõik radikad said ära mahutatud. Kompressor on ka nüüd kinni. Ma sain isegi rihma ostetud, mis sobib väga ilusti, see oli kõigest 3. rihm, sest et mõõt on ikka väga raske panna ja originaalrihm mul ei lähe, kuna mul on rullikute asetused muudetud seal whatever. Konukas kinni, kütusetoru on ka veetud ja tegelikult on ka kõik kütusesüsteem kinni juba. Et paak, vahepaak, kõik pumbad, kõik on ilusti kinni, kõik torud on veetud ja juhtmestik on ka tehtud. Ja tegelikult täna peaks olema see päev, kui tuleb mul tiimikaaslane Tristan, teeb tšiki-priki ajus ja me arvatavasti saame selle asja käima ka täna. Aga praegu, kuniks sõpru ei ole, siis ma võtan valmis bashbaari, võtan maha ja ma värvin ära selle. Ja siis mul ongi täpselt 4 tundi jäänud, kuniks sõbrad jõuavad. Ehk ma selleks ajaks saan värvitud juba. No nii, võtsin ninaraami maha juba. Panin ta siia keset tuba, puhastasin enam-vähem ära. Ja ma arvan, nüüd on aeg värvima hakata. Ja värvitud ta sai. Ja nüüd on aeg lasta tal kuivada ja siis mõne tunni pärast äkki saab ta külge panna. Ma sain kiirkõvendiga. Ma ostsin kiirkõvendiga selle. Ja next step, me üritame mootorit käima saada. Üldse kubada käima lihtsalt. Ma lükkasin praimiti välja. Seda me nüüd teame vähemalt, et mootor käib ilusti, me saime isegi mingisuguse väikse baastuuni tehtud, kuni mõni 1000 pööret. Ja nüüd, täna on see päev, kus me läheme DBHP-sse ja mul on vaja kiirelt nina kokku lapata, kõik radikad asjad tagasi panna, kõik kinni ja me läheme jahutussüsteemi tegema. Nina sai lõpuks kokku, kõik radikad on nüüd oma koha peal, kõik on kinnitatud, uus veepump on siin ja uus ventikas,
kõik on kinnitatud. Mul on jäänud viimased paar juhet releed ära kinnitada salongis ja siis põhimõtteliselt võib kõik paneelid külge lõpuks ära panna ja TBHP-sse minna ja seal me hakkame tegema jahutussüsteemi.